Soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Kindlasti on sinugi elus olnud ootamatuid, kuid väga tähendusrikkaid kohtumisi, mis andsid sinu elule uue tähenduse ja mõtte. Täna räägime sellisest kohtumisest ühe naise elus, kes oli oma eluga tupikusse jooksnud. Aga kuulakem, kuidas seda kirjeldab evangelist Johannes oma evangeeliumi 4. peatükis 5. salmist alates ja kuulame seda pikemalt. Ta tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse Sühariks, maatüki lähedale, mille Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile. Seal oli Jaakobi allikas. Tee käimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika juurde. Oli keskpäeva aeg, Samaaria külast tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle, anna mulle juua. Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu ostma. Siis Samaaria naine ütles talle, kuidas sina, kes oled juut, küsid juua minult Samaaria naiselt. Juudid väldivad ju iga kokkupuudet samaarlastega. Jeesus vastas, kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett. Naine ütles talle, isand, ämbrit sul ei ole ja kaev on sügav, kus sa siis saad selle elava vee? Aga siis sina oled suurem meie isa Jaakobist või, kes andis meile kaevu ning jõi sellest ise, samuti ta pojad ja ta kariloomad. Jeesus kostis, igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle. Aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Naine ütles talle, isand, anna mulle seda vett, et ma ei januneks enam ega peaks aina käima siit ammutamas. Jeesus ütles talle, mine kutsu oma mees ning tule siia tagasi. Naine vastas, mul ei ole meest. Jeesus ütles talle, sul on õigus, kui sa ütled, mul ei ole meest, sest kuigi sul on olnud 5 meest, ei ole see, kellega sa praegu elad, sinu mees. Seda sa oled õigesti ütelnud. Naine ütles temale, isand, ma näen, et sa oled prohvet. Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jeruusalemm olevat paik, kus peab kummardama. Jeesus ütles talle, naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda isa sellel mäel ega Jeruusalemmas. Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Kui tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Naine ütles temale, ma tean, et tuleb Messias, keda nimetatakse Kristuseks. Kui tema tuleb, siis ta kuulutab meile kõik. Jeesus ütles talle, mina, kes ma sinuga räägin, olengi see. Ja sel hetkel tulid ta jüngrid tagasi ja panid imeks, et Jeesus kõneles naisega. Ometi ei öelnud keegi, mis sa temalt tahad või mida sa temaga räägid. Siis jättis naine oma veekannu sinna ning läks tagasi külla ja ütles inimestele, tulge vaadake inimest, kes ütles mulle kõik, mis ma olen teinud.
kas mitte tema pole Messias. Ja nad tulid külast välja Jeesuse juurde. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Nagu kuulsime, toimub see kohtumine 6. tunnil. Tunnil, mil päike on sealmail nii-öelda seniidis ja palavus matab hinge. Jeesus istub Jaakobi kaevul ja tal on janu. Ta on üksi, sest õpilased on läinud linna toitu otsima. Ja siis tuleb sellele kaevule keegi naine. Ta tuleb keskpäeval kõige kuumemal ajal, mil tavaliselt sinna ei tulda. Ja ta tuleb, et vett ammutada. Ilmselt on tal põhjust oma kaaslinnasi vältida. Kuid just sellel 6. tunnil ootab teda ees kohtumine, mis muudab kogu ta elu. See kohtumine algab nii-öelda šokeerivalt. Jeesus, rahvuselt juut, ütleb Samaaria naisele, anna mulle juua. Tolleajastu eelarvamusi arvestades oli see mõeldamatu, sest juudid ja samaarlased vältisid igal võimalusel üksteisega suhtlemist. Põhjuseks oli rahvuslik ja usuline vihavaen. Kuid Jeesus ei hooli sellistest eelarvamustest. Ta tuleb sinna, kuhu teised ei taha tulla. Ta astub nii-öelda oma leerist välja. Mõelgem korraks sellele olukorrale. Maailma looja, kes on teinud ookeanid ja allikad, küsib inimeselt abi. Ta on haavatav. Ta alustab lihtsast inimlikust vajadusest. Tihti me mõtleme, et meie peaksime Jumalat otsima, kuid see sündmus näitab vastupidist. Jumal otsib inimest. Tema on see, kes alustab vestlust. Ja Jeesus ütleb sellele naisele midagi salapärast. Kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett. Nad rääkisid nagu teineteisest mööda. Naine vaatab sügavasse kaevu, see on sügav ja Jeesusel ei ole ämbrit. Ta mõtleb veele füüsilises mõttes. Jeesus aga räägib Jumala kingist veest, mis kustutab hingejanu. Mis see elav vesi siis on? Me kõik oleme kogenud, mis on janu. Me otsime midagi, mis võiks täita meie sisemist tühjust. Me otsime armastust, tunnustust või turvatunnet. Me käime oma tavapärastel kaevudel, otsime tähelepanu sotsiaalmeedias või unustust töö rügamises, aga elujanu ei kustu. Sellepärast Jeesus ütlebki, igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle. Kuid vesi, mida Jeesus pakub, on teistsugune. Jeesus ütleb, vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Tähendab, sa ei pea enam otsima õnne meeleheitlikult väljaspoolt. See allikas on sinus sees, sinus endas. See on püha vaim, see on Jumala elu, mis voolab sinu südames ja mida keegi ei saa sult ära võtta. Kuid enne, kui naine saab seda hoopis teistsugust vett vastu võtta, peab midagi juhtuma. Jeesus ütleb talle korraga, mine kutsu oma mees. Naine vastab ausalt, mul ei ole meest. Jeesus kinnitab seda olukorda, sul on olnud 5 meest ja see, kellega sa praegu elad, ei ole sinu mees. See on valus tõdemus. Miks Jeesus seda ütleb? Kas ta ei võiks olla kuidagi diskreetsem? Ei, selleks, et tuua naise ellu lahendus, on vaja rääkida tegelikust olukorrast. Need 5 meest selle naise elus näitavad ta isiklikku valu ja igatsust tõelise armastuse järele. Jeesus aga teab ja mõistab ta minevikku ja saladusi.
Ja kõigest sellest hoolimata ütleb ta esimest korda selgelt. Mina, kes ma sinuga räägin, olengi see Messias. Nüüd, kui vestlus on liikunud usulisele pinnale, küsib naine midagi Jumala kummardamise kohta. Kas Jumalat peab kummardama siis siin mäel või Jeruusalemmas? Jeesuse vastus on kogu järgnevat ajalugu muutev. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Enam ei loe geograafia, enam ei loe templi asukoht. Jumala ligiolu ei garanteeri mäed ega hooned. Jumala ligiolu on tões ja vaimus sündiv suhe, mitte süsteem. Ja selle sündmuse lõpus on midagi märgilist. Meil öeldakse, siis jättis naine oma veekannud sinna ning läks tagasi külla. Ta unustas põhjuse, miks ta kaevule tuli. Veekruus, mis kaevule ununes, sümboliseerib tema igapäevast vaeva ja koormat. Ta jättis selle maha, sest ta oli leidnud midagi palju paremat. Ta jookseb külla ja ütleb kõigile, tulge vaadake inimest, kes ütles mulle kõik. Kas mitte tema pole Messias? Mis on sinu elus see veekann, mille võiksid vabalt kaevule unustada, sest oled kohanud kedagi, kes tõi su elava vee juurde? Või ootad sa alles oma 6. tundi, üksildast hetke, et kohtuda issandaga, kes on võimeline sind muutma elava vee allikaks? Palvetagem. Issand, sa näed meie elu ja otsinguid. Üksnes sina võid meie elujanu kustutada. Täida meid oma vaimu, tõe ja armastusega, et muutuksime ise elava vee allikaks. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.